Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd räägime sellest, kuidas teost vabalt kasutada isiklikuks tarbeks. Tegelikult ju autoriõiguse seadus kaitseb autoriõigusi, aga teatud punktides kaitseb ta ka kasutajat ja piirab autori varalisi õigusi. Ja autoriõiguse seaduse paragrahv 17 järgi öeldakse, et teost võib vabalt kasutada ainult siis seaduses ette nähtud juhtudel, need on seal kõik kirjas, neid me vaatame, ja see kasutamine ei tohi olla vastuolus teose tavapärase kasutamisega ning ei tohi ka kahjustada siis autori seaduslikke huve ja teda kuidagi alavääristada või siis talle kahju teha. Kuidas on siis isiklikuks tarbeks kasutamisega? Seadus ütleb, et autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul reprodutseerida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel, tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke. See tähendab, et mina võin endale teha näiteks mingist artiklist koopia, kui ma tahan seda pärast lugeda, ma võin teha CD-st koopiat, seda autos kuulata ja põhiasi on see, et see on ainult minu enda jaoks ja ma neid asju kuidagi ei levita. Siin on ainult üks siis klausel, paragrahv 18 lõige 2 ütleb, et ma ei tohi teha koopiat arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri teostest, see on loomulik, et ma ei tee koopiat täpselt naabri majast, siis piiratud tiraažiga kujutava kunstiteostest, maalidest täpseid koopiaid, elektroonilistest andmebaasidest ei tohi teha koopiaid, arvutiprogrammidest ja ka nootidest. Nii et tegelikult isiklikuks tarbeks ma ei tohi teha ka nootidest koopiat, vaid ma peaksin siis ostma alati need noodid poest. Aga alati tuleb siin meeles pidada seda, et me peame mõtlema, millise teosega on tegemist ja teadma seda, et autoriõigused kehtivad autori eluea pluss 70 aastat. Ja kui siis see asi on välja antud, siis esitaja õigused 50 aastat. Ja kui me sellest lähtume, siis mingites olukordades, kui see teos on juba piisavalt vana, siis need varalised õigused niikuinii ei kehti. Ja kui ma midagi ikkagi väga tahaksin kasutada isiklikuks tarbeks, aga see ei ole lubatud, siis ma saan ju alati ka autorilt luba küsida. Vaatame mõningaid näiteid. Näiteks pildid internetis. Kui mul on mingisugused pildid, võtsin siin lahti ühe oma lehekülje, kus ma pilte jagan, siis mida näiteks tavaline kasutaja nende piltidega teha tohiks? Ma ei näe siin mitte mingisuguseid märke, et autor oleks midagi lubanud või keelanud. See tähendab, kui ma selle pildi teen lahti, siis seda pilti ma tohin loomulikult vaadata. Ma tohin selle pildi lingi saata ükskõik kellele. Ma tohin selle pildi näiteks Save Picture As salvestada oma arvutisse. Aga ma ei tohiks nüüd seda pilti, et ma võtan selle pildi, ma muudan seda, siis ma saadan sõpradele edasi, siis ma vaatan, et oi kui ilus pilt ja ma panen ta oma Facebooki edasi. Et isegi kui ma autori nime panen, siis seda ma teha ei tohi. Kui aga nüüd ma pean kusagil mingisuguseid asju pildistama ja tahan üles panna, et see on ju väga tavaline, et me reisime, siis tegelikult autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud selliseid kunstiteoseid pildistada, mis asuvad siis üldsusele külastamiseks avatud kohtades. Näiteks igasugused arhitektuuriteosed, kunstinäitused, et ma tahan sealt teha, et kusagil, kus ma olin ja panna selle üles, siis siin mul on, et näiteks on Vihula mõisas tehtud pilt ja pandud siis Instagrami üles. Et selline asi on lubatud tingimusel, et see siis ei taotle ärilisi eesmärke ja ma siis nimetan ära ka selle kunstiteose autori või mis koht see siis parasjagu seal on.